Tere tulemast tagasi. Eesti meistrivõistluste finaal. 8 pallis. Mark Mägi versus Miike Reevap. Mina Maarja Ussar ja minu kõrval siis nüüd kommenteerib mängu Kait Hiin, kes saavutas siin pronksmedali 8 pallis. Mis juhtus? No vot. Aga pronks on ka kindlasti hea. Et kõvasti trenni selle nimel tehtud. Nii. Mihkel võitis läägi. Ja saab alustada. Nii. Finaal siis on 8 võiduni, vaheldumisi avalöögiga. Ja Mihkel võitis siis selle läägi ja saab alustada. Ning oodata on siit väga pingelist finaali, kuna tegemist on siis nii-öelda Eesti tippudega. Koondislastega, kes on kogunud siis Eesti meistrivõistlused arukad medaleid. Ja nagu ennist sai mainitud, siis Mark ka väljaspool Eestit on poodiumi kohta saavutanud. Mark siis võitis teises poolfinaalis Rainer Laari 8-6. Väga tasavägine mäng oli. Ja kes enne vaatas, siis nägi, et seal läks peaaegu viimase mänguni. Ning sina Kait siis, nagu enne sai mainitud, Mihklile kaotasid 8-3. Jah, Mihkel tõesti väga hästi mängis, et ei ole midagi välja. Vaatame, kas suudab ka finaalis sama hästi mängida. Et siin kuulsin, et olid väiksed eksimised olnud, aga Mihkel mängis ikkagi oma mängu, ei eksinud väga. Väga ei eksinud, jah. Et Mark siin... Et siin korra valge läks avalöögist ja siis mustaga lõi korra valge sisse. Mihkel alustab. Ja tundub, et ka lõpetab. Tundub küll, kõik on igatahes väga ilusti lahti. Ilmselt see 2 on nagu kõige problemaatilisem. Jah, et vara küll lennub hõisata, aga siin on ikkagi tegemist finaaliga. Ja eks väike pinge on ka. Täpselt, et enne siin nägime, kuidas Mark eksis üllatavatel löökidel kohati mustaga, aga üleüldiselt mängis ka väga hästi. Nii, et see korralik nurk jäi. Kuidagi see valge sealt boardi ja musta vahet. Võib-olla siiski oleks tahtnud natuke rohkem. Rohkem suruma. Aga ilmselt mängib siia ja nii ühest boardist. Nüüd siis enne nägime Margi mängu, et on kiire mängija ja Mihkel on samamoodi. Ei mõtle väga kaua lava ümber. Mihkel ikka mängib natuke rahulikumalt, et üritab mõelda mitu käiku ette. Ja, aga kuna hetkel siin oli ka laud avatud, siis väga palju ei pidanud mõtlema. Aga nüüd... Kuid nüüd tuli küll eksimus sisse. Ilmselt tahtis taha nurka mängida siiski 8, aga jooksis üle. Ja vaatame, kas suudab siis. Vaatame, kas proovib põrget näiteks. Väga võimalik. Põrget keskele. Väga oluline on see esimene mäng kirja saada. Eks kui alustad juba hästi, et siis on mängu edaspidises käigus ka juba parem. Ja. Aga kui tuleb juba algul tuleb lihtne eksimus sisse, et siis võib mõjuda terve mänguna halvasti. Ega siin jah, ega põrge lihtne ei ole. Ei ole. Siin nüüd ikkagi, ega ta muud üle ka vist ei jää. Muud üle ei jää, jah. Nüüd ei tohi eksida, et Margil on kõik kuulid ootamas. Tase on jah juba nii hea Eestis, et
siin üldjuhul ikka rohkem varianti ei ole, kui laud on vaba. Tundub, et ei läinud. ei lähe. Nüüd Mark peab Mikrit karistama. et siin jah, tase on ikka selline kõva. Finaali peakohtunik siis on meil Leedust, Gintaras Petrovs. ja endisega mainitud, et litsentsiga kohtunik. Ja meil Eestis veel sellist ei ole. Siin Mark Ei tuli väga piisavalt. kindlalt. Eks see on lihtne ka, kui algul on nii palju kuule, et saad valida, mida sa lööd. Aga Jah. kui lõpus juba on vaja paigutada rohkem, siis võib tulla mingid eksimused. ja, et enne siin nägime ka, et kui lõpus eksid, siis juba variant B-d väga ei ole. Tundub, et siin on 1-0 ja Margiga. siit on hea emotsiooniga minna nüüd kohe esimene mäng kirjas ja tead, et vastasel Ja, siin väike error oli ja nüüd ja Margi avalöök ka veel ja nüüd võimalus suurendada edu. murdis. ja 1-0. Mark Mägi on läinud finaali juhtima. siin ka peakohtunik teie ees. Kaheksas siis on oluline, et oleksid kolmes erinevas nurgas, oleks kaks siis näiteks värvi ja üks triipe. Et ei ole oluline üldse, et oleks üks kuul ees või number 1. ja must kõige keskel. Must kõige keskele. nii, Nii. avalöögist läks triip sisse ja Mark saab valima hakata. Seekord Mark üritas väga rahulikult avada, et siin enne poolfinaalis nägime, et üritas päris tugevalt paar korda lüüa. seda suurem oht on ka valge lauku minna. Ja ei võtnud kõige kergemat lööki alustuseks. et siin, kes 8 palli mängib, teab, et alguses tuleb see risk ära võtta, et kui lõpus eksid, siis vastasel on avatud laud ja on juba lihtne neid kuule noppida sealt. Margil on just kõik kuulid laiali. See on väga elementaarne. Stopp, natuke edasi. põhimõtteliselt jah, et Mark käsi on väga vabalt liigub hetkel. Nüüd vist natuke jättis võib-olla vale nurga. Aga ilmselt saab mängida ikka vindiga. Ja vist jäi välja, jah. See on natuke hooletu löök Margi poolt, jah. Tundub, et 2-0 on seis kohe. ja ongi nii. Väga rahulikult ja lõpetati ära. teadsin nüüd, Mihkel tegi ühe eksimuse ja kohe 2-0 taga. Jah, ega palju ei ole vaja. vaata, et selle asemel ise 1-0 juhtima minna, nüüd 2-0 taga ja vaatad, et ja väike pinge on nüüd peal, et ega ei ole tagantpoolt kerge tulla tagasi. eriti veel sellise mängija vastu nagu Mark Mägi. Ja ega ongi, kui Mark minema saab, et siis on üpris raske. eelmine nädalavahetus ta jõudis siin 10 pallis finaali, aga sai hõbemedali, seda suurem nälg talle täna on.
eks kindlasti jah. siin juba on meistritiitleid võidetud. siis vähemaga ei saa leppida. eelnevatel aastatel siis. eelmine aasta, kui ma ei eksi, siis ta saavutas 9 palli Eesti meistritiitli. jaa. ta oli väga pingeline finaal. Deniss Grabe vastu. jaa. nii oli. Et teab, nüüd siis avalöögist midagi jälle ei läinud ja Margil on võimalus eduseisu suurendada. siin näeme Marki ainult, Mark üksi ei mängi hetkel. Mark nüüd tegi küll väga julge paigutuse, et aga jäi ka vist tasus ära see risk. jaa, eks siin oligi, et eks ta arvestas, et kui jookseb natuke vähem, et siis ta saab 14 lüüa näiteks tahanurka. eks 8 puhul on neid variante mitu. nii on. homme mängime 9 palli, siis seal on variante ainult 1. ja olete kõik homme oodatud vaatama ka siia Hill Telliskivi saali. jah, see on uus piljardisaal. väga korralikud lauad on. jah, lauad on väga head. tulge mängima, võite järgmine aasta ise siin telekas olla, mängida poolfinaali. No, nii kiirelt vist ei jõua. Aga... jah, et siin et võistlustest osavõtmine on ka juba omaette kogemus. aga kindlasti jah. saate mõõtu võtta ja näha, et mis siin telekas praegu vaatate, et mis see ära ei ole, et lihtne, aga tulge proovige. Mark siin väga kindlalt liigub 3-0 poole. jaa. juba siin selge vahepeal läheb sirgeks ära, et näitab, et mees mängib väga vabalt. Mark mängib väga kindlalt praegu. eks talle meeldib ka eduseisus mängida. jah, kas sina ka siin poolfinaalis said eduseisu nautida või kogu aeg olid taga? jah, kohe esimeses mängus Mihklil vist läks valge avalöögist ja siis ma lõpetasin ära, et sai isegi korra sai juhi. no vot. panid Mihkli mõtlema korraks? panin korraks mõtlema jah, aga siis endal avalöögist väga ei läinud ja oli jube keeruline, et Mihkel kõik lauad lõpetas ära. avalöök on väga oluline, siin enne ka rääkisime, et siin tase on nii ühtlane, et lauas oleks Mihkel ka võinud vabalt kogu selle mängu ära lõpetada. jah, nii on. selleks, et saada enda löögikorda, on vaja avalöögist midagi sisse saada. siin kohtunik kannab väikse liifi peal. jaa. väike puhastus Margi poolt ka. vot. kas vahepeal tekib halbu kontakte kuulide vahele? jah, et see on, laud on ikkagi kõigi tolmu ka, tekib peale. väga ilus kontrollitud avalöök. ja Mark väga rahulikult on finaaliks valinud avalöögi taktika. tundub, et leidis õige koha selles avalöögiks. kasutab seda ilusti ära. Margi väike eelis on ka see, et ta sai eelmise mängu siin laval mängida. eks kindlasti jah. saab nüüd nuputama hakkama väga. praegu on siin väike probleem on nagu number 14 kuul. ehk siis valge-rohelisega, valge-rohelise triibuga. vaatame, mis Mark välja mõtleb. ja eks kindlasti see 14 on tal juba mõttest läbi käinud, mis sellega teha. ja plaan on ka valmis ja vaatame, kas teostab selle. eks üritab arvatavasti võib-olla lahti lüüa, vaatabki nurka kindlasti. Praegu. Kuigi 14 mängib vist taha nurka ka, ma vaatan, ei, 3 on ees ju. Enne ei näinud siit, Mark oli ees. selle 11-ga saab selle 14 lahti mängida. Tundub, et selle nurgalt siiski ei saa. Aga eks ta mõtles. Nüüd ongi tal vähe keeruline seis. Ai, läks ikkagi proovima seda lahti, aga ei õnnestunud. Kuid pole ka paha praegune olukord. Siin on uuesti võimalik. Siit ilmselt alla vindiga äkki, sest üks kuul on tal seal keskel augu peal, et kui ta tavab seda number 2 õigesti, siis peaks üks kuul kindlasti ette jääma ja nii ongi. Filigraanne. Väga hästi. Ei, Mark, siin ei jäta mingit
sõnaõigust Mihklile. Mark tahab siin kiirelt ära lõpetada selle eest. Kes ja seis ongi 4-0. vägev. Ja nüüd on siis Mihkli avalöök. Nüüd on väga oluline, et Mihkel saaks avalöögist midagi sisse ja esimese punkti kirja, kuna muidu liigub see rong lootusetult ära. jah, eks vaatame. Peab truuks enda selle kohale, mis ta ka enne valis. Nii. Ja valge jääb ka lauale ja nüüd on Mihkli võimalus. Ja aga vaatame 10 ja 7. 7 mängib, aga värvid on seal keskmise augu juures on väga koos. Jah, et siin midagi lihtsat ei ole. triibulistega on selles mõttes lihtsam neil hetkel valida, aga pärast on see 10 seal ja blokeeritud. ilmselt võib-olla, kui mängida praegu 9 keskele, 11-ga saaks ka 10 lahti mängida. Jah, et siin 8 pallis on varianti meeletult, et siin Mihkel mõtleb ühe neist välja enda jaoks. Tavaliselt ongi oluline, et saaks kiirelt selle lahti ära mängitud, et sul on rohkem kuule peal ja rohkem varianti, et kui ei jäägi nagu ideaalselt, et ei mängi lahti, et siis on uus võimalus sul. Jah, täpselt nii. Vaatame, mis Mihkel mõtleb. Mihkel otsustabki Tripoli. Siin selle roosaga saab seal selle 10-ga vist lahti mängida. Või ka 11-ga, mis augu peal hetkel on. Mitte küll hetkel, aga vaatame. Võib-olla jah, 11-ga mängida ja siis proovida 12-le jätta selline nurk, millega saaks lahti mängida. Kuigi praegu on võimalik juba 12-ga. Seda ta vaatabki praegu. Et vaata see risk juba praegu ära. Ja raske löök oli ja eks see Mihklil see esimese mängu eksimus on ka võib-olla meeles. Ja sellega kaasnes ka see nüüd istumine. Vaatas, kuidas Mark mängis ja läks külmaks. Kuigi praegu jäi suht hästi ikkagi, et Mark põhimõtteliselt ei näegi värvi, mida sisse saab lüüa. Ja, et nüüd näeme ka siis Margi kaitsetaktikat. Mark vist ei kaitse. Mul on tunne, et võib-olla ta hüppab. Mark proovib hüppelööki siis number 2 kuni nurga auku. Siin enne poolfinaalis rääkisime, et avalöögiks on erinev kii siis ja on ka olemas hüppelöögi, kuid eelmine mäng me seda ei näinud. Nüüd nägime ära. Saab üle puuridega hüpata. Ja Mihkel saab uue võimaluse. Mida peab kasutama kindlasti. Ja kui siit ära ei kasuta, siis võib juba 5-0 olla seis. Aga Mihkel ei lähegi lööma. Ei, ta läheb vist. Ei lähegi, jah. Jaa. Te ei jäänud kõige lihtsamad ka talle. Ega ei saanudki aru, kas see 11 mängis sinna keskele. Sealt vist oli keeruline. Sealt vist ei mänginud, kus Mihkelil enne valge kuul oli. Vaatame, mis Mark välja mõtleb siin. Midagi lihtsalt ei ole, et kõik kuulid on peidus. Siin on jälle vist hüppelöögi kii võtnud. Või? Jaa, siin on juba raskem hüppe.
siis läheb 2-ga seda 5 lööma, üritab vähemalt. Tundub küll jah, kombinatsiooni. Ai, peaaegu. Ei läinud palju mööda jah, aga vaatame. No nüüd pani vist... Tundub, et läheb läbi ikkagi. Et 14 ei jäänud ka 2-ga kinni. Mihkli 3. võimalus. Jah, see on siis natuke selline taktikalise mängu moodi. Jah, et pole nii, et võtad ja lööd lihtsalt kõik ära. Tuleb ka teisisuguseid olukordi ette. Eks jah, Mihkel ongi võib-olla see mäng raske, et see eelmine mäng tal nagu kõik tuli ilusti välja. Tegid tal käe soojaks. Aga näed. Tegin käe soojaks, aga jah, ise külmaks vist. Küll on homme uus võimalus. Peaks see valis. Nii. Mihkel märkamatult liigub. Mihkel ilmselt siis 15 taha nurka ja 14 keskele ja 8 siis ka taha nurka. Ja täpselt nii lähebki. Nüüd oligi aeg, et Mihkel saaks ka esimese võidu, et Muidu võib-olla ühepoolseks läheks ära, jah. Aga kunagi ei tea, et tase on neil hea, et vabalt hakkab nüüd võib-olla teistpidi minema. Jah, aga siin ongi nüüd avalöögist vaja sisse lüüa ja loota ka, et Margil need avalöögid ei õnnestu kõige paremini. Mark on tõesti väga hästi avanud finaalis praegu. Avame korda mööda. Mitte ei ole seda võimalust, et võitja avab. Jah. Siis oleks siin mängus veel väga palju võimalik, kuna tase on väga kõrge. Aga endiselt on Mihklil võimalik mängu tagasi tulla. Ma usun küll, jah. Eelmine mäng siin Margil oli ka mitmeid võimalusi minna pikalt juhtima Raineri vastu, aga ei kasutanud võimalusi ära. Eks ta nii olegi, et kui sa juba mingit võimalust ära ei kasuta, et siis paratamatult hakkab teisele poole asjad minema. Pillaris on nii. Siin vist on väike time out võetud. Siin on vist time out võetud, jah. Nii, kohtunik siis vahepeal paneb kuulid peale ära. Siin vahepeal, nagu näete, Eesti Pillariföderatsiooni embleemid, mille käige Facebooki kodukal, külastage, vaadake, mis infot seal kirjas on. Ja kel huvi on, et kindlasti saab ka trennides käima hakata, et meil siin Kalevi Pillardikool on Tallinnas täitsa tegutseb. Ja et vanus ei ole oluline, et siin Pillardis võid alustada ka. Ja mäng on väga huvitav, et iga mäng on absoluutselt erinev, et kunagi ei satu sulle sellist mängu, et on sama. Kunagi ei tea, kuidas need kuulid jooksevad. Ja siin enne sai räägitud ka koondisest, siis Mihkel Reevapp on ka seal. Ja Nii-öelda koondise nimekirjas hetkel, kes sinna saavad. Homme pannakse see lõplikult lukku. Seal Mihkel ja Mark on suhteliselt kindlad seal koondises. Rainer Laar on ka. Rainer Laar ka üritab see aasta pääseda. Eelmine aasta tal napilt ei puudu. Et siin koondises eelmine aasta oli ka Deniss Kraabe, aga see, et ta siin hetkel ei pääse koondisesse, ei tähenda, et ta tase ei luba. Vastupidi. Aga tal olid tähtsamad võistlused praegu. Koondisest on siiski niikuinii. Ei, seda nimelt lihtsalt see koondis on, kes läheb Eestit esindama Eurotuurile, siis selleks on võimalik ka, selleks ei pea koondis olema.
aga noh, leiate selle info kõik sealt Eesti Pillepilli Facebooki lehelt. Ja nüüd time-out on läbi ja Margi avalöök. Täna siis algasid maailmameistrivõistlused ka, et Tõnis Kraabe esimeses voorus võitis 9-1 Osama Angat. Kohalik mängija vist. Kataris toimub MM. Täpselt ei teagi, mis rahvust ta esindab, kuskilt seal Lähis-Idas on. Ja, et mis on tükk väga kindla alguse ja loodame, et läheb võiduka lõpuni. Järgmine vastane peaks olema kindlasti kõvasti tugevam jaapanlane Hayato Ichikata. Nii, tagasi Eesti mängude juurde. Jah. Siin Mihkel on lauas. Üritab võtta teise mängu ära, et siis panna Margile pingeid peale. Nüüd just ühele natuke otseks, et oleks tahtnud väikest nurka, aga vaatame. 7 kindlasti mängib 2 nurka, 2 tagumisse nurka. Vaatame, mis Mihkel peab kindlasti ära võtma selle mängu, et mängus püsida, et 1-5 ei ole väga hea seis. Mängime 8 võiduni. Natuke raputab pead, vist ei käinud nii nagu plaanis, aga endiselt lauas. Natuke suur nurk vist, et natuke tõmbus üle, aga ise arvan, et ei tohiks olla nagu väga suur probleem Mihkli jaoks. Kuigi jah, eksib vist. Ja et siin treeninglaval oleks see mäng läbi olnud, aga näed, Eesti meistrivõistluste finaali pinge. Tahtis veeretada rahulikult, et pahatihti ongi, et kui veeretada, et siis võib eksida, et tavaliselt ikka üritatakse tugevamini mängida. Siin Mark võttis endale ka natuke keerukama löögi, aga vaatame. Ja, Mark vaatab, kas 8 mängib, et 8 vist igasse auku päris ei mängi. Siin 8-ga, jah. Ilmselt ta jätab 14 viimaseks ja siis üritab võib-olla taha nurka mängida 8. Tead, 8 hetkel vist on üks vaba auk. Või 7 juurde ka, aga vaatame, kui 8 jõuab, mis ta otsustab. Jah, et võib-olla isegi mängib, et siit on raske aru saada, et jah, ilmselt tundub, et üritabki sinna mängida, et 8 sinna 7 juurde lüüa, aga pani mõtlema. Jah, et siin eelnevad mängud Mark on nii-öelda kirugune, et kuulid sisse löönud. 8-le tavaliselt ikka üritataksegi võimalikult lihtne löök tuua, et 8 lüües on see pinge natuke suurem, et sa tead, et põhimõtteliselt kui sa mööda lööd, et siis sa võid selle mängu kaotada. Aga kui sa näiteks alguses eksid mingile kuulile, et siis kuule piisavalt peale, et mingigi variant võib olla. Jaa. Mark ilmselt mängibki nüüd siin 1, 2, 3 boardet ja siis 8-le sinna 7 juurde. Ja täpselt nii. Väga hea vaigutus. Ja kindlasti siin on võimalik eksida praegu, kuna auk on väiksem kõvasti. Aga väga mis kindlalt, aga väikse 7 puutega läks ikkagi sisse. 5-1. Eks Margil on õnne ka vahest. No eks õnnefaktor on mängus sees. Jah, piljardis on natuke seda õnne vaja. Et õnne realiseerida peab oskused olema. Muidugi. Jah, kahjuks Mihkel ei suutnud seda ära võtta, seda mängu, et nüüd on juba 1-5 temalt vaadata, et
raske praegu näha hetkel Mihkel mängu tagasi tuleb, aga vaatame. Läheb raskeks, jah. Ega Mark väga ei eksi, kui lauda saab. Tahaks ikka finaaliväärilist finaali näha. Kindlasti. Ja siin omalegist mitmeid kuule läks. Mihkel saab valida. No nii, nüüd on küll väga hea võimalus. See on Kõik must on win olukord. Kõik on ideaalselt lahti ja ilmselt läheb kuskil minut ja siis võiks olla see mäng juba läbi. Sellest enamuse kulub selle esimese löögi peale välja mõelda see plaan ja teha selle mänguga. Vaatame, ilmselt lööb 7, siis lööb 6. No räägib ikkagi 1, 4, 2 või siis mitte. Või siis 2 ja 4. Aga noh, Vaatame. sina ise teeks nii, nagu ma aru saan. Jah. Mihkli puhul tasub jälgida, et tema ajal on üks parimaid piljarditehnikaid. Väga ilusa ja sujuva tehnikaga mängib. Eks tal oli kunagi seal treeninglaagris see kõva treener ka, Jörgen Sandman. Täpselt. Tema on väga hästi. Veel noor mängija, aga küllaltki ikkagi piljardimõistis, aga mänginud oma jagu, kogemust on. Ja väga hästi. 2-5, et midagi ei ole veel kadunud. Vaat nüüd ongi, kui selle järgmise Margi avalöögist mängu ära võtab, siis on tema avalöök jälle juba 2 mängu. Et asjad võivad väga kiirelt muutuda. Nagu nägime esimene mäng, et kui Mihkel ei kostud võimalust, oli järgmine hetk oli 2-0 seis, et 2 mängu väga kiirelt tulema ja minema. No, Margil on kindlasti teine plaan, mitte seda võimalust anda. Jaa. Vaatame, kas tuleb jälle see kontrollitud avalöök. Ja seekord tundub, et ei lähe midagi. Nii. Ja Mihklil on vaba laud ees. Mark ka muigab, teab, et siin on Mihkli väga hea võimalus üks mäng taaskord tagasi võtta ja vaikselt lähemal liikuda. Kuid jah, et nagu näha, et siin avalöögid on väga erinevad löögil ühe koha pealt, aga piljardis on iga olukord uus peaaegu. Põhimõtteliselt küll, jah. Vaatame, kuidas lahendab. Ilmselt alustab 9, kuna see on kõige lihtsam kuul hetkel. Kõik kuulid on nagu ei ole koos ka, vaid laiali. Ei pea siin väga leiutama hakkama. See on 11, 10, 12. Mängis hoopis sinna. Ja nüüd eksis positsioonile. Siis see löömine on kõigest üks osa. Väga paigutada. Ilmselt ta ikka seda 12 näeb, et see on täitsa löödav löök. Muidugi oleks ta tahtnud siinpool boardi, oleks tahtnud need kuulid ära lüüa. Vaatame, mis Mihkel teeb. Nii. Ja tundub, et ei jäänud. Või jäi. Siit on raske näha. Aga 15 võib-olla isegi mängime.
no 10 kindlasti mängib, aga 10 on juba väga keeruline. aga tundub, et 13 mängib. siit selle nurga pealt näeb. ja nii oli, aga jälle tahtis 14-le jätta ja tõi üle. eks kui paigutus hakkab käest ära minema, siis on juba raske joone peale jälle saada. nii on, et hetkel päästab Miklit teda täpne käsi. jaa, et vahest on sellest abi. noh, kindlasti. siis Mikkel võtab hargi ja proovib selle 15 ära lüüa. hargi sealt ei ole kõige mugavam lüüa, aga noh. jah. piljardimängijad üldjuhul väga harva kasutavad harki, et see on rohkem snukrimängijate jah, lööb teema. ilusti sisse. ja tundub, et väike nurk isegi on olemas, aga kindlasti ei ole väga lihtne tuua praegu 14-le. ta võib-olla, et jätab mind natuke raskema löögi. peaasi, et peitu ei jää. ja et praegu ongi see oht on olemas. vaatame, kuidas Mihkel üritab tuua. jaa. natuke liiga palju tõi, et täpselt kahe vahele, natuke liiga palju ja natuke liiga vähe. saab lõigata küll, kindlasti saab ära lõigata, vist tundub, et aga saab ka teise nurgaauku lüüa. vaatame, mis Mihkel otsustab. mis sina teeksid? ma vist seda väga ulmelõiget ei läheks. lõikaks alla auku siia? Lööks siia alumisse? alumisse, jah. vaatame, kas Mihkel kuulis su nõuannet. vaatame jah, et siis peaks, valge peaks ka ilusti sealt ühest spordist jooksma. täpselt. aga Mihkel teeb teistpidi. siin oligi see oht, et sellepärast ta finaalis ongi. aga väga ilus paigutus ja täitsa ideaalselt tuli mustale ja Mihkel väga hästi lahendas selle mängu lõpuks ära. väga oluline mäng oli see, et see oli väga oluline mäng kindlasti. ja seda magusam see mäng oli, kuna see tuli nii raskelt, et Mihkel vahepeal hakkas käest ära minema, aga eks Mark ka juba siin vaatas, et oi, et siit vist tuleb võimalus, aga ei hakkas tulnud. juba püsti tõusma. aga ei, Mihklil oli teine plaan. ja nüüd siis Mihkli avalöök ka ja võimalik liikuda ühe mängu kaugusele ainult. Mihkel avab siis. ja ei kuku ära. ei kuku ära. kaks kuuli augu. see oli väga lähedal, et see mäng saab finaalis veel, see avalöök võis väga otsustavaks saada. jaa. vaatame. kõik kuulid on jälle väga avatult. Mark siis vasaku käega. ei olnud tema jaoks väga raske löök. ka vasaku käega. jah. ma ise nagu väga ei näe varianti, et Mark võiks eksida siit, aga eks vaatame. Marko ei näe, ma arvan. tema loodab vähemalt. nii väga ilusti liigub hetkel. kuid siiski. Ei saagi aru, et mida ta nagu praegu teha tahtis, et tundus, et jube rahulikult, et aga emotsiooni järgi tahtis nagu kõvemini lüüa. jaa. et see, kas nurka ei olnud piisavalt, et tahaks selle välja tuua. mis valesti. ja nii otse, et seda ei saa päris nüüd, oleks ta väikse nurga saaks tõmmata siia laua keskele saaks. peaks väga ideaalse pajutuse tegema.
aga seda nii tunnetada on päris raske. vaatame. Vaatame jah, aga ta ei löögi. Mängib 15 hoopis. Ilmselt see oli õige otsus ka. Sealt saab ilusti tuua 2 spordist 9. Head tunnetust vaja. Ja liigub. Midagi ei öelda, ideaalne paigutus, väike nurk ka ja nii, aga mis jäi peitu? Jäigi peidusse. See oli küll väga hooletu löök Margi poolt. Aga nüüd näeme jälle hüppelööki. Eks hüppelöökidega ongi siin 50-50 võimalus, et kas läheb või ei lähe. Jaa, elamus oli 50-50, aga Mark on väga hea hüppelöökide juures. Mark on jah üldiselt väga hea. Pihta saamises ei ole küsimus siin. Suure tõenäosusega. Aga vaatame, ega siin on vaja sisse lüüa, kuna kuulid on avatud. päris augu peal see kuul ei ole siiski. Ja eksis. Nii. Ja nüüd on ideaalne võimalus Mihklil kaotusseisu vähendada. Kindlasti Mark ei ole rahul enda sooritusega. Kindlasti mitte see viimane paigutus, mis ta Mustale tegi. 5-4 või 6-3, see on 2 väga erinevat olukorda. No vead võivadki sealt tulla, kes üldse neid ei oota tegelikult. Jah, ei saa öelda nüüd, kas just lohakaks läks, aga natukene lihtsalt. Natuke võib-olla kiirutus, et ei vaadanud seal. Ei arvestanud sellega, et see võib juhtuda. Et kindlasti oleks saanud teistmoodi mängida. No, siin on Mihkel küll nii avatud laud, et see mees ei eksi. Noh, kui ma enne ütlesin, et ma ei näe varianti, et Mark võiks siit eksida, siis no jah. Siis tundub, et päris nii ei ole ikkagi. Siin on kuule vähem laual, et see tõenäoliselt kuhugi peitu jääb. Eks kindlasti kõik tahaksid siin Eesti meistriks tulla nendest 2 praegu, et kuna meil parim piljardimängija on hetkel maailmameistri võistlustel Kataris, et see on väga hea võimalus. Jah. Kuigi Eesti on tase viimastel aastatel ühtlustunud, et ei ole isegi Deniss Grabel nii lihtne siin parimate mängijatega. Seda tõestas väga edukalt Joonas Saska, kes eelmine nädalavahetus. Tema küll finaalis 4. kaotas, aga 10 pallis tuli Eesti meistriks. Kuigi selle suure eeltöö tegi ära Mark Mägi selleks. Et tema lükkas poolfinaalis Denissi välja ja siis kaotas finaalis Joonasele. Aga nagu näha, siis võimalus on kõigil nendel meestel siin, kes juba telekas on. Et saame kindlasti uue Eesti meistri selle aasta sees. Täpselt nii, ja Mihkli Eesti meistritiitlit ma hetkel ei meenu, võis viimane olla. Ega isegi ei tea, kas on üldse olnud? Ta on siin medalitel on kindlasti olnud tihekülaline. Jaa, finaalis ka kindlasti on. Tavaliselt ta satub alati finaalis seal Denissi vastu. Ta on isegi Mihkli vastu mänginud. Ei ole lihtne. Ei ole lihtne, jah. Mihkel on kindlasti väga häid mängijaid Euroopas isegi võitnud, et küll noorte klassis, kui ta käis, aga siiski taset peaks olema. See on väga oluline avalöök. Mark seekord teisest kohast avab. Väga hea avalöök. Väga hea avalöök, jah. Kas taaskord ei näe varianti? No, ei hakka enam midagi ära sõnuma siin. Kommentaatori needus peale panema. Jaa. Aga põnevust on tulnud mängu, et kindlasti alguses võis tunduda, et siin Mark äkki jookseb üle, aga ei ole. Margil on kindlasti siin oluline, et ta selle mängu ära võtab. Jaa. Taaskord siin 2 mänguline edu saavutada. Tõesti tundub väga elementaarne laud. Kuigi nüüd jälle tõmbas üle. Ilmselt, ma ei tea, oleks lihtsam 10 ja 15 ja 14 on mängida. Variant B. Aga jah, kuna kuulja veel on, et siis variante on mitu.
ja tuligi eksimus. väga üllatav oli see. Mark jättis natuke liiga suure nurga, et ilmselt ta tahtis hoida 15-le. ja Eks sellised lihtsad eksimused ongi, mis lõpuks saavad otsustavaks. eks Mihkli siin, et ta siin kannule jõudis, pani lisapinge Jaa. peale. Ja ma ei tea, Mihklil on väike probleem ilmselt seal, et see 10, ma ei tea, kas 2 mängib sinna teise auku, aga 10 kindlasti blokeerib selle ühe augu ära. Mihkel on kindlasti väga õnnelik, ta selle võimaluse sai. Kindlasti jah. Arvatavasti nüüd paneb 5 taha peitu, vaatame. Oleneb, kui see valge, kui see 2 sinna ära läheb, alla siis. Ja nii Mihkel teebki. Ja võitis selle. Aga noh, teades Marki, siis ma ütleks, et ta võib vabalt selle sisse lüüa. Siit hüppelööki ei tee. Aga vaatame, mis lahendust ta näeb. 2 spordist ma eeldan. Kindlasti variant 2 spordist, jah. Kui kuulid on koos, aga siis nagu rohkem varianti ei olegi. Pihta saamine on siin üks asi, teine asi on see, et valge järgi ei läheks auku. Või Z-i proovima. Et kes veel ei tea, siit Z on trikilöök. Okei. Oi. Siin oleks peaaegu väga Ütleme nii, et ei olnud kõige halvem löök, aga siiski mingit tulemust ei andnud. Poleks ise selle peale tundnud, kui kausal. Ei oleks, jah. Vähemalt siit ülevalt kaamera tagant. Võib-olla tahtis publikule ka natuke midagi. Kindlasti. Publikud on meil siin oma jagu. Aga homme ootame kindlasti rohkem publikut. See on Telliski 57, Hill, Pillarsi saal. Jaa. Nii, ja Mihkel väga kindlalt liigub, aga nüüd siin... Noh, tundub, et võib-olla isegi ei ole väga hull seis, aga... Nii kui hakkad rääkima, kohe hakkab kiskuma. Kindlasti ta ei mänginud niimoodi. Ei, siin õnneks ei ole see kollase kohal see valge, et saab rahulikumalt lüüa paremini. Kindlasti ta tahab, et ühele jääks natuke suurem nurk, et mängida sinna taha nurka see 8. Ja nii ta tegigi. Ja oluline välti seda keskmist auku, aga ju Mihkel teab seda. Jah, eks kogemust on juba nii palju, et saab sinna nurga taha tuua. Tõi hoopis teistpidi, et jättis natuke pikema löögi. Ja väga ilus. Ja seis ongi 5-5, et 0-4 sai 5-5. Jah? Eks, jah, nagu ma enne rääkisin, et Pillaris võivad asjad väga kiirelt muutuda. Ja nüüd siin võttis Mark vist keegi võttis time-out'i, kui ma eksi. Tundub küll, jah. Ja Mihkli avalöök. Kui enne mängu võis öelda, et Mark võib-olla oli väike favoriit, siis nüüd ma ei oskagi öelda, äkki on Mihkel juba, kuna tema avalöök on ka. Jah, eks tagant tulla on nagu natuke parem juba, et kui oled enda suure eduseisu maha mänginud. Nüüd võttiski selle time-out'i, et saab natukene närvi puhata, värskendada ennast. Eks kindlasti see üks tähtis hetk oli see, kui Mark mängis 8 peitu. Oo jaa. Ja oleme tagasi ja Mihkel avab. Väga hea avalöök. Ja siin on... Tundub, et midagi väga keerulist ei ole. Triibu variant. Et ilmselt võtab triibu. Ja kuulid, et on väga, väga hästi. Mihkli siis võimalus esimest korda juhtima minna selles mängus. Mõni hetk tagasi tundus see natuke kaheldav. Ja
aga ei, Mark pole ka kindlasti oma viimast sõna öelnud. nii, vaatame, mis Mihkel siit välja mõtles. Võtab need 3 kuuli vist ära siit. Jaa. Alustuseks 3 ja siis ülejäänud 2 ka veel otse. Ja siis nii-öelda viimane magustoit. Üle, ei, väga ilusti. tundus algul, et natuke tugevasti võib-olla isegi tõi, et ise ka tõmbas kohe kiirelt tagasi, et piljard on suht tehniline ja spordiala ikkagi, et vahest teatud löökidele võib tehnika ära kaduda, eriti pingelistes olukordades. Jaa. Tulevadki täitsa uskumatud selliseid otsekuulevaid, isegi selliseid samuseid nagu praegu peal mööda lüüa, et või siis valge järgi leia. et isegi maailma tasemel siin alles oli meil Mosconi kapp käis, kus Euroopa väga kindla võidu võttis järjekordselt. See on siis Euroopa versus USA. Ja mida ka esmakordselt kanti Viasat Sport Balticus. Ja et piljard on Eesti telemaastikule jõudnud. Ja läks küll aega. Pole hilja kui mitte kunagi. Ja. Nüüd jäi natuke kehvasti, et 8 natuke segab, et vaatame, et see on kindlasti löök, mis on võimalik mööda lüüa. Aga Mihkel väga kindlalt leia, et tundub, et siit võiks siis Mihkel juhtima asuda esimest korda selles matšis. Ja, nii vist lähebki. Ja. Nii, Mihkel Tähepapp juhib 6-5. Nii, Margi korda avada siis 5-6 tema poolt vaadatuna seis. Sooviks näha 7-7 seisu. Jah, täis pangale. Mark valib nüüd hoopis uue koha avalööviks. Algul avalöök tal väga hästi toitis, aga ja seekord läks. Eks selle avalöögi puhul on lihtsalt see, et see valge kuul jääbki üpris tihti sinna taha boardi ja lauad ei jää nii lihtsalt ette enam. Palju kuule jääb kokku. Üldjuhul head piljardimängijad ikka sellist avalööki ei kasuta. No siin võis mingi praktikaline käik olla. Ei teagi, ma enne nägin, et Mark proovis, et tal päris hästi läks sisse selle avalöögiga. Aga ilmselt jääbki nagu proovib erinevaid variante ja natuke raskemad lauad jäävad, et väga hästi oli praegu. See löögil oli. Ma tean, et mõned mängijad üritavad nagu vaikselt ka niimoodi lahti lüüa, et siis jäävad rasked mängud peale, et kelle tase võib-olla nagu maailmamõistes ei ole nii hea, et ajavad vastast sellega natuke närvi ja Vot jah, aga siin Mark liigub väga ilusti. Ja vaatame, kas Mark suudab selle taktikaga selle laua ära lõpetada. Nii, jah. Kuigi tundub, et tegelikult väga hea seis ei ole. Ei, ma jäingi mõtlema, et siin 6-5 on ikka natuke raske. Ilmselt ta mängib taha auku seda. Me ei näe väga muid variante siin praegu. Jah. Mark tegi jälle natuke kiirustatud löögi, et oleks võinud
vaadata, aga jah. Ega taha enam ei ole seda väga lihtne lüüa. Kuigi keskele ta võib suht otsa olla, aga siis lihtsalt viiele seda kuidagi välja tuua, et positsioon on ka väga oluline siin. Ai, üle lõikas. ja Mark juba tunnetab, et kuidas kõik hakkab nii valesti minema, et ei ole lihtne. Siin ei ole veel kõik läbi, kuigi Mihkel Kindlasti ei ole läbi veel, aga liigub siin 7-5 poole, tundub. ma arvan, et Mihkel tunneb end väga hästi praegu laua ääres. Kindlasti. 4-0 taga olles siin 7-5 ette minna. Ja vaatame, kuidas siin läheb siis. No natukene, ei, kõik on korras. Tundub, et ideaalne, väike nurk isegi on. Väga oluline ongi alati mingi väike nurk jätta, siis saab järgmise inimene kõigil lihtsamalt paigutada. Ja Mihkel siin kontrollib igaks juhuks, kui musta lüüa. eks Mihkel annab see energiakindlust juurde ka veel, et kui näeb, et Mark eksib. Ja näed, et vastane on nii-öelda hädas. Ja praegu Mark Mägi seda on, aga vaatame. 7-5. Ja Mihkli avalöök. Siin Mihkel kindlasti tahaks nüüd see break and run out'i teha. Ja kas finaalis on üldse tehtud täna? Oo jaa, finaalis. Hea küsimus. Vist oli mängu alguses. Mark tegi seal 2-3-0 juures tegi. Siis kui ta oli veel nii-öelda teisel lainel. No nii, Mihkel siis suurepärane võimalus see mäng ära otsustada. Vaatame, kas avalöögist ka midagi läheb. Aga tundub, et ei lähe. Ja Siin üks kuul jäi väga hagu peale, aga ja nüüd Margil midagi muud ei ole, aga eksida enam ei tohi. enam eksida ei tohi, jah, tõesti. Noh, alati võib mingi variant tekkida, aga vaatame, kas Mark tuleb selle pingega toime. Torants ja pruun triip on need kuulid, mis võivad selle mängu otsustada. 10 saab, kui 10 hästi tuua, siis saab selle ka ära väga hästi lahendada. Mul jätabki, teeb selle kohe ära, et siis on variant siin roosa ja kollane ka. Jäigi nagu väga hästi. Siis on, kui need kuulid sisse löödud, on see must ka avatud. Natuke suur nurk jäi nüüd, et peab sinna 9 peale natuke hoidma, et või siis sealt vahet läbi, ei hoiab. Üle hoidis, jah, üle tõi vist. Aga ei, saab tuua. Aga jah, Mark ise tegelikult tundis, et vist ei tule välja, aga ikka tuli lõpuks välja. Üllatavalt riskantse löögi peale läks, aga hetkel tundub, et ei, ta tegelikult tahtis kindlasti teisele poole jätta. Jah.
aga jah, eks pinge all ongi see, et sul see kii võib natuke kiiremini vahest liikuda. Väga hea, Mark tõstab ka kii õhku ja vahelduseks üks võit. Sinna või vastus kordust. Ja nüüd siis on Margi avalöök. Viimane avalöök siin finaalis, kuna kui peaks minema 7-7, siis on juba Mihkli kord mängu otsustada. Ja vaatame, millist taktikat seekord Mark kasutab. Tundub, et jääb truuks sellele eelmisele variandile. Nii, kuulid, ai. Ja nüüd läks valge auku. Ja siis käsipall joone pealt Mihklil. Kas see jäi Margi viimaseks löögiks siin finaalis? Kohe selgub. Kuigi siin kõige lihtsam laud ei jäänud. Mihkel nuputab nüüd, mis selle lauaga teha. Vaatame. Mihkel siis joone välja. Vaatame. Läheb värvi peale. Kindlasti on väga hea võimalus praegu Mihkel, et kui ta seda ära ei kasuta, et siis võib-olla ei tulegi järgmist. Kindlasti see on väiksed probleeme, on see number 3 nüüd peale seda, kui ta 2 sisse lööb. Midagi lihtsalt ei ole, ütleme ausalt. Vaatad odagas ka veel. Ilmselt Mihkel üritab 3 natuke sinna poole mängida. Et siis 6 äkki järgmisena lüüa. Jättis hoopis niimoodi. Ütleme nii, et ei jätnud kõige lihtsamat lööki, aga kindlasti on löödav löök ja siit saab ilmselt mängida võib-olla 10 pihta. Mihkel vaatabki ja põhiline on see, et sisse läks. Ja kui sa tabad natuke valesti selle 10 pihta, siis võib juba järgmine löök väga keeruliseks muutuda. Vaatame. Ja Mihkel eksiski. Margil on kindlasti väga hea meel, et avalöögist valge sisse lüüa. Saab uue võimaluse. Ja, ega väga tihti seda ei juhtu. No võt. Ja siin lauas lippudega on ka omad väiksed murekohad. Jah. See läks väga nurka sinna. Margil on siin väga palju probleemseid kuule, et midagi lihtsalt ei ole, aga ilmselt ta võib-olla mängib 10 niimoodi, et vastu Bordesse natuke ja siis äkki selle 3 mängib sealt eest ära. Ja võib-olla, ma ei tea, kas on vaja, et 9 ja 13 ka lahti mängib. See 13 vist isegi läheb sinna keskele ära. Vist ei läinud. Kuigi nüüd vist ka ette ei jäänud midagi, et ta olekski võinud proovida seda 10 natuke mööda lüüa, et selle 3 lööb eest ära. Aga vaatame kindlasti siin viimased mängud ja midagi kindlalt ei saa öelda. Vaatan, Mark läheb muidugi väga peenet lööki lööma. Ja selline eksimus nüüd.
no nüüd on küll Mihklil ikka väga hea võimalus, et kõik kuulid on nii lahti ja ta poleks võib-olla ise uskunud selle võimaluse, Jaa. kus saab veel. Valmistus juba otsustavaks mänguks, aga näed, siin ta on. vaatame jah. Nüüd on vaja laua keskele tagasi tõmmata see valge, nii et saaks 6 sisse lüüa taha ja ära lõpetada see finaal. väga ilusti lõi. Jaa. Kuigi juba siin hakkasin korraks kahtlema. Juba hakkas vaatama, et kas tõesti tõi natuke üle, aga siiski väga hästi. Praegu oli jah, see on kehaga pandud. Ja lõpus ei taha neid pikki lööke väga lüüa, et kindlasti tahaks, et oleks lähedalt otselöögid. Nii. Kas finaali viimased löögid? Jaa. No ütleme nii, et neid on eksitud. On. Mihkel ka vaatab ikka 2 korda üle, et ja olemas. Mihkel nüüd on siis Eesti meister, nüüd me teame. Ja nüüd me teame. Mihkel on kindlasti Eesti meister 8. pallis 2017. aastal. Palju õnne. Palju õnne, Mihkel. Hea mäng, hea tagasitulek. Meie siit poolt nüüd siis lõpetame, et homme 9 palli vaatama. Kuuli, Telski 57. Tänud vaatamast. Ja Delfis. Mina Kait Hinn ja mu kaaskommentaator Maarja Uussaar. Nägemiste ja uute ülekanneteni. Head õhtut. Head õhtut. Ise andsime ära, 5 mängu.